Niiviisi editin just praegu seda videot siin, oota, lähme õue. Ilusti kenasti kätte jõudnud reed ja kõik muud jutud igal juhul. Editasin seal eelnevalt siis seda videot ja avastasin ühe lihtsa asja, mul pole sellele videole introt. Nii et tulevikus Martti Simbol ütleb teile, et hei, joo, tšau, what's up, kui sa oled siin uus, vajuta subscribe. Kellaklubi märguandega võid juba kohe märguanda, kui sa oled kellaklubist tulnud. Aga oi, linnuke, tervist. Hüppame ajas tagasi, lähme sinna maale, kus ma siis alustan oma challenge'it Liinaga, nii et palju eellugu siin polegi vaja, nii et kohe asjas sisse. Mul on su reaktsiooni vaja. Kas sa mul telefoni poole meelde võtta? Täna 12. november. 11.01. Ma rääkisin sulle sellest eile, aga tänast hakkab see pihta. Nüüd siis ta hakkab pihta siis 5 päeva ilma YouTube'ita. Me jõuame selleni, miks Liina reaktsioon selline on. Selle video vältel... Mida me vaatame Netflixi õhtul siis või? Jah? Muutsin oma küüne ära selle pärast. This is so sad, ma ei andesta seda sulle. This is sad. Mida me vaatame? Mul on küsimus nagu. Nii. Miks sa ennast piinad nii palju? Esiteks sa kustutad lolli ära, on ju. Teiseks, kui sa lolli tahad mängida, siis vahepeal on ma tahan lolli mängida, siis sa paned lolli videod peale, nüüd sa seda ka hästi teha. Ma tahan Twitchi vaadata. Tõmme minema parem. Ja see tähendab seda, et mina sõidan, sest mul on muidu kõrvalistmele väga igav. Ma arvan, et esimesed mõned tunnid peaks minema selle pärast lihtsalt. Me oleme juba mõne tunni pärast ja ma annan teile ülevaate, kuidas mul läheb nende võõrutusnähtudega siis. Kell on just siis saamas kohe 16.30. Käisin just söömas ja esimene hetk tuligi siis kätte, kus ma tundsin ennast natukene sellises niisuguses võõrutusnähtudega nimelt, et tahtsin võtta telefoni välja ja panna YouTube'i video peale ja siis rahulikult süüa, on ju. Siis selle asemel, mis ma tegin, läksin Twitterisse kolama natukene. Tweetisin ka sellest, kuidas tahaks. Kuidas väike tunde on juba. Aga ei, siiamaani väga hea. Ainult 4 päeva veel. Nüüd ma lihtsalt pean veel siin umbes kuskil pool tundi ootama, kuni Liina tuleb. Siis on jälle mul tegevust. Ma mõtlen, et mis ma nüüd siis selle oma poole tunniga siin peale hakkan. Otsin parem Instagramist või kuskilt mingit tegevust. Loen uudiseid näiteks, ma pole seda kaua aega teinud. Tal on nüüd see tiit kustutatud, aga ta kirjutas, et yeah, and this time I'm not being silent. Alisa fucked my brother. That's why I kicked her out. Möödunud on siis 12 tundi nüüd. Mis 12 tundi? Esimesed 24 tundi on mööda saanud meie siis eksperimendist. Üks probleem on olnud meil siis. Kus mu telefon on? Nimelt. Kui me võtame nüüd nagu telefoni siit kätte, on ju. Kohe siin kohe olemas selline asi nagu see YouTube äpp, on ju. Lihtsalt automaatselt ma vajutan selle YouTube äppi peale, nii et võiks öelda, et ma olen juba selle challenge'i kaotanud, kuigi ma mitte ühtegi videot ei ole vaadanud veel, et ma rohkem YouTube'i ei avaks, siis teiega koos siin kustutame selle äppi ka ära. Done. Aga nüüd lähme lihtsalt jälle oma eludega edasi ja järgmine kord näeme jälle, kui ma tunnen ennast üksikune ja valudes, et ma ei saa vaadata rohkem YouTube'i. Möödunud järjekordselt siis 12 tundi. Mis see oli? Tänane päev möödus palju kergemalt, kui ma arvasin. Ma vahepeal lubasin endale Riverdale'i vaatamist siin selle kõige vlogi editamise vahepeale ja kõik. Aga nüüd on jällegi see koht, kus ma on vaja nagu võtta mingit manti, et lõpetada video ära meil siis YouTube'ist. Ja mina seda teha ei saa. YouTube'is ja siin on David uploadinud 14 tundi tagasi. They got into a heated fight sulgudes freak out. Siin on... Tänane päev möödus lihtsalt editides ja siis, kui ma editin, aeg lendab lihtsalt ja läheb, aga kohe varsti hakkab renderdama ja siis ma saan lubada endale jälle ühe Riverdale'i. Talk balances pizza on terhead. Kus ma pidan mõni. Seda tahtsid ka näha ju. On ju. Oh well. Jake Paul vaasa, kelle mõttes esimest korda 4 aastat. Seda ma lihtsalt subscribe'in teda sellepärast, et tema pealkirjade pärast on täielik loht. Aga siit kohal lõpetame ka nüüd siis. Palju asju veel ette lugeda. Ei ole vaja! Tegin thumbnaili telefonis ära ja siit kohalt ka siis minu nüüd töö otsa saab. Edasi teebki kõike siis Liina juba seal. Mina seda teha ei saa. Kommentaare ka lugeda ei saa, mis on minu üks lemmikosa tegelikult video uploadi puhul. Niiviisi! Natukene möödus, ma olen juba, vaata, nüüd on see hetk käes, nüüd hakkab välja lööma, nüüd mul on selline tunne, et nüüd ma siin vaikselt närviliselt hakkan ennast välja elama sellest viisist, et ma ei saa YouTube'i vaadata. Aga mitte sellepärast, et ma tahaks vaadata kellegi teise videod, ma tahaks vaadata meie videot.
ma tahaks vaadata meie videot ja selle alla seal alla olevat siis nagu neid kommentaare neile vastata, nagu interaktida siis nende inimestega, kes võtavad vaevaks ju kommenteerida. See on minu meelest nii suur osa YouTube'ist ja see, kui mul nüüd võetakse see ära, ma ei saa vaadata, kuidas videol läheb, kuidas inimestele see meeldib neile vastata küsimustele, siis on mul niisugune tunne nagu niisugune, Liina küll loeb mulle neid ette, aga see ei ole see. Aitäh tähelepanu eest jällegi, näeme varsti jälle. Ma olen aru saanud, et ma piiran see kuu ennast väga palju. Kõigepealt november on ju. See tähendab seda, et novembris tehakse vegan väljakutset, mille mina olen ka vastu võtnud. November on teada tuntud kava kui see vuntsikuu on ju. Ja nüüd see nädal võtsin mina siis vastu selle nõmeda asja. Tõttu ma ei saa YouTube'i vaadata. Mul on juba piisavalt suured võõrutusnähud ja sellest, et ma natuke niimoodi kogu aeg teen niimoodi. Aga ma teen Liina väga õnnelikuks. Ma annan vuntsi koha pealt alla. Ei, mulle nii. Aitäh. Nii et rohkem te mind vuntsiga ei näe. Yes. Fakt, see on nii tore, sa oleks pidanud alguses seda juba tegema. Ütleme siis niimoodi, et päev 3. Kas sujutad ette, mis päev 3 millest ma olen? Päev kolmapäev. Ma olen sõltlane. No mida sa puditad siin praegu? Ma lõpetasin, ma pole 3 päeva YouTube'i vaadanud. Mul on selline tunne, et ma tunnen ennast nagu tükik osa minust kadus. Tead, mis ma ütlen sulle või? Et nagu me vaatame nüüd siin YouTube'i nagu mitte sittagi ei toimu. Nagu mitte sittagi ei ole seal, nagu mitte sittagi pole vaadata. Ma olen ise nagu just õhtuti nagu vaadanud seal. Ma ei räägi üldse Eesti YouTube'ist, kas sa mõtled siis nagu välismaa? Välismaal pole ka midagi ja tegelikult nüüd on mingi draama, mingi Logan Paulide ja nendega, seda nagu jällegi on see, et no mingi draamatame, ma ei vihti seda teha nagu. Aga okei, nüüd me teeme kõik asjad ära ja Smart Lapin saab mulle siis meie saates rääkida, mis toimunud on YouTube'is vahepeal. Hello! 3. päeva lõpp hakkab kätte jõudma siin. Poisid tahavad mind siin kurvale teele ajada, vaatavad YouTube'i, ma lihtsalt pean kuulama, ilmselt peangi ära jooksma siit, et ma ei ei kuuleks seda, nad Märdi vaatame. Märdil tuli uus video, ma olen Märdi tegelikult ma olen Märdi kõiki videoid näinud, mis tähendab seda, et mul oleks väga hea meelega tahaks vaadata seda, aga hetkeseisuga nii et ma panen ka kõrvad lukku, ütlen poistele tšau ja me näeme jälle hommikul, kui ma kannan, või õhtu, kui ma koju jõuan. Tunnen veel vajadust üldsegi vaadata YouTube'i siin pärast veel 2 päeva. Viimase päeva hommik möödunud on siis täpselt 4 päeva ja Liina siin ei taha enne voodist välja minna, kui ta on oma video ära vaadanud, nii mistõttu mina pean lihtsalt siin passima, niisama ootama. Äkki sa scrollid veel ühe korra Twitteri läbi. Ka läbi ei saa lõpuga olla mitte midagi nagu worth my time. Tere hommikust. Hommikust. Ajutilin. Jumal suva juba. On või? Täiega suva. Kuidas nii? Ma olen väga kihla, et mitte midagi pole juhtunud, ma ei ole mitte millestki ilma jäänud. Aga vaadata oleks tore küll, aga nagu... Tead ka kaua aega sul veel jäänud on või? Tund aega, 2 tundi või? Ma läheb lasen pikemaltki veel. Nonii, panin juba kogemata siin omal video käima. Kell on 1:26 minutit, ehk siis pidasin vastu natuke isegi kauem kui 5 päeva, nagu te juba hommikusest ilmselt olukorrast aru saite siis, et ei juhtunud midagi sellist, hakkaks üle keha värisema, mul tegiks väga suur siis nii-öelda tung avada YouTube'i. Kuigi motoorselt mul käes juba oli, vaatasin telekat ka natukene. Ma pole ilmselgelt sihtgruppi enam telekale. Samas nagu vahvaid asju seal alati ka, aga ma arvan, et ainuke asi, mida ma telekas tegelikult jälgin, on näosaade ja seda suuresti sellepärast, et mu hea sõber Daniel käib seal siis tegemas oma näotrikke. Aga mis ma sellest kõigest õppisin siis? Mitte midagi. Kas ma jäin millegist ilma? Mitte millegist jäänud ilma ka. Kas YouTube üldse vaja? Ikka on. Loomulikult leiad sa oma meelelahutust igalt poolt mujalt ka. Aga kahjuks on nii, et meil siin Eestis seda meelelahutust väga palju ei toodeta enam. Loodetavasti tuleb rohkem uusi vahvaid videod. Ma vaatan järgi, mis siin nädala jooksul tehtud on. Siit nii videot hakkan vaatama. Ja loomulikult, kui teil tekib veel huvi vaadata midagi veel, siis infolupult leiate minu ja Liina kanali. Viimane vlog oli nüüd natukene teistsugune. Ma loodan, et te annate oma konstruktiivse kriitikaga sellele videole. Aga ma ei teagi, kas mul on see midagi öelda või? Sokid! Unustasin need ära täiesti. Nii, näed sa, sellised nad siis on. Minu nägu on peal ja noh, väga hästi lõhnavad veel. Olenevalt, kelle jalga nad siis lähevad. Saab ka teada, kui hästi nad pärast kandmist ka lõhnavad. Aga igal juhul, kui te tahate kellelgi natukene pinda käia, nagu mina Liinale seda teen, siis parim valik, selge see, Marti Alliku sokid. Teeme niimoodi, et üritame sedasi, et pühapäeval lähevad need asjad laivi. Eesti YouTuberite hel. Võite sinna praegust juba ka vaatama minna, seal on päris palju uusi teiste poolt asju tulnud. Ja aga mina siit poolt ütlengi teile siis oma teada-tuntud sõnad ja ma loodan, et te naudite oma nädalavahetust või ükskõik mis päev teil on või mis teil ees on ootamas. Praegust on tõesti natukene muserdav, ma arvan, et tunne kõigil peale, aga kõik läheb paremaks alati, nii et kohe tulevad jõulud ja tuleb see valgusaeg nii-öelda. Näeme juba järgmisel nädalal. Auf Wiedersehen, tschüss!
Bye! Kahjuks mul selle video lõppu mitte ühtegi naljakat sekeldust panna pole, aga sees ma tahakski tegelikult siin võtta selle aja ja seda uusi huvitavaid YouTuberid, kes mina olen avastanud. Life is a View on üks tore Eesti pere, keda mina nüüd jälgin. Ma hakkasin neid juba tegelikult jälgima, kui Huugaja neile shoutout'i tegi, aga nüüd just viimuti nad pimpisid oma bussi, et see oli väga huvitav, lingin nad descriptionis ära ka. Ja üks välismaine YouTuber, kes mulle viimasel ajal väga meeldinud, on üks meremees nimelt siis. See on niisugune väga rahulik vlog, kus ta näitab oma mereteemalisi asju. See mingi Jeff HK, mingi asi. Kõik on seal all descriptionis. Ja kui te olete leidnud ka mingid lahedad uusi YouTubereid, andke mulle teada. Ma hea meelega avastaks uusi YouTubereid ja uusi vingeid asju, mida vaadata nagu näha. On siis väga palju siin viimasel ajal midagi niisugust erilist toimumas ei ole, nii et jagame kõigiga rõõmu ja võib-olla teeme sellest thingi ja hakkame rohkem rääkima siis nendest uutest YouTuberitest ja jagama seda kõigiga. Davai, peace out!